nüüd me oleme tagasi teel jõudnud uuesti siia Tehumardi risti ja plaanime minna siit Kihelkonda, aga oleme olukorras, kus meil on tekkimas väikene kütuse probleem. Käisin siis Sikliga seal, ma arvan, 3 kilomeetri kaugusel, aga seal ka polnud mitte ühtegi bensujaama, nii et sain natuke täisgaasiga ise kihutada, aga tolku mitte midagi sellest, et peame siis lootma selle, et kuskil Kihelkonna pool on mingi bensujaam. Aga loodame Eesti päästekomandole. Muidugi, no ma vaatan. Vaata, rolleriga ongi selles mõttes nagu jube hea matkata, et kõigil on tegelikult natuke kahju sinust. Et sa oled siuke rollerimees ja siuke õnnetu ja bensiini sul ei ole ja paak on nii pisike, et see võib töötada. Aga lähme teeme proovi. Meil on kurvad näod, lähme vaatame. Aga väga alipalga korral see on valge. ega siit pole, siit on ainult 10. Siit on 15 kilomeetrit on. See pole nii kaugel. See on kuidagi kõige aplamne. Piisab küll väga hea. Opa. Ega siit näha pole, nüüd. Siin piisab. Aga mujal, kui siin lähekandis on... Siin ei ole kuskil bensiini hea. Siis me peame vaatama üldse, sest me peame ööseks jõudma välja siia Triigisse. Triiki, no siis... Et me käime Kärdlast... Jaa, aga kui te tahate minna, siis te saate Kärdlalt edasi minna, saate seda teed mööda, siit läheb läbi Kaarma, siit saab otse Leisi peale minna. Jah, aga tahaks just need otsad läbi sõita. Kui tahate otsa, te pole siin üldse, kus te tagamise otsas pole käinud? Jaa, ei, me tulime siit. Siia ja hommikul hakkasime nüüd siit tulema. Ühesõnaga selguski, et mujalt ei saagi siit ülevalt poolt Saaremaalt üldse kütust kui ainult Kärla ja nüüd me oleme Kärlas ja tegime natukene oma marssuudi ümber. Et me nüüd, kui me alguses plaanisime käia ära ka selle kaare, siis me enam siia Kihelkonda tagasi ei hakka sõitma, vaid paneme siit Kärlast siis Karujärve äärde, teeme äkki mingit ujumist värki, siis aerutame siit mööda neid kruusateid, mööda seda sõlmistikku siit jälle asfaldi peale tagasi, käime ära siin tagarannas, Ninase poolsaare otsas, siis käime ära siin Pangal ja siis paneme siit omadega Leisi ja põhimõtteliselt ööbima jäämegi siia, et sinna me peaks ilusti nüüd oma kütusega ära vedama, et ei tohiks mingit muud jama vist ette tulla. Statistika. Võitja on siin. Võitja olen mina. Ehk siis võitja on meil 50 kuubikuline 4-taktiline, mille kütuse kulu on siis 2,6 liitrit. Teise koha saab siis statistiliselt oli vist Aprilia, jah? Laasisikkel saab, jah? Jah, 3,2 liitrit 100-le. Kuvatur on meil endiselt teadmata. 50. Kolmas koht olen mina, kellel on kõige võimsam sikkel ja võtab 3,3 keskmiselt. Mis on kosmiline, aga tal on see manuval kasti, et ma arvan, see on mingi oma... No muidugi, Teo kiirusel on see... Jah, kui ma panes ka selle sotiga, nagu ta lubatud on, siis oleks number hoopis teine vist. Mina olen suutnud sõita oma selle kuradi Vespa S-i kütusekulu tegelikult paremaks, sest kui alguses ta oli mingi 5,2, kui me seal Vihulas tankisime, siis nüüd on 4,6. Ehk siis läheb järjest paremaks ja uus statistika näitab, et Egertil, mis vajab väheki timmimist, võtab 5,88 liitrit. Nüüd oleme jõudnud Karujärve äärde, Bear Lake ja lähme vaatame, mis see vesi teeb, et äkki kannatabki natukene ujuda. Sest ilm on ilus, tegelikult peaks vesi soe olema. Ja siin ma ei ole nii ammu käinud, et ega ma ei kujuta ette, mis see Karujärve endast kujutas. Aga noh, mingid inimesed seal peesitavad seal ja elu käib. Praegu oli see hetk, kus toimusid uue Bondi filmi võtted ja Daniel Craig pidi erinevate kehadega uuesti veest välja tulema. Pärast testida, milline töötab filmiliida kõige paremini. Mulle meenutab natukene filmi Georg. Jah. Parku järves oli ujumise vist. Tegelikult Karujärv on
on kihvt koht. Siin on hästi selge vesi. Seal on põhimõtteliselt kuni poideni kogu aeg jalad põhjas. Ja väidetavalt on 24 kraadi soe. Liivapõhine äge ka. Jah. Et jälle üks koht midagi vastada. Vaadata. Tuled siia, ujud, võtad kämpa, ööbid sõpradega, sõbrannaga. Ja siis kütad edasi. Erinevaid variante. Nüüd me oleme vallutanud siis selle tipu. Me oleme saanud siia tagarannasse. See on väga kiht tee on siin lõpus, siuke mõnus kurviline. Ja nüüd me kütame siit tagasi. Ja siis siit Mustjalast läheme siit, võtame suuna Võhma peale ja lähme pangale. Ehk siis põhimõtteliselt see pangapank on, siit paistab, see on see järgmine nukk seal. Et selle oleme nüüd ära vallutanud ja ilm on läinud ilusaks ja soojaks, selles mõttes on jälle väga mõnus sõita. Kummalisel kombel hakkab see rolleriga tuuritamine mulle järjest rohkem meeldima ja see on siuke asi, mida tegelikult peaks kõik tegema. Mida te kurat lähete sinna Egiptusesse või Türki, et võtke parem sõprade käest laenuks paar rollerit ja tulge sõitke Eestimaalt. Siin on täis ääreni selliseid kohti, mida autoga mööda kihutades ei näegi üldse. Tulge vaadake. Samas noori näitas siia, puu noori. Siin on pank. Me oleme oma teekonnaga jooksul käinud igasugu tippudel ja neemedel, kuid nüüd me oleme Ninase pangal. Ja ma arvan, et see on see koht, kus selle kuuma ilmaga sobib kõigil kiiveri peast ära võtta, sest et me oleme jõudnud Estonia mälestusmärgi juurde. Saaremaa on kihvt koht, siis kui sõidad sinna Ninase poolsaare peale, siis jääb ette üks selline märk, mis teavitab sind kiiruskaamerate olemasolust. Ja kui te ikkagi satute siia Ninasele, siis ärge enne ära minge, kui keerake selle Ninase tee pealt sellisesse kohta, kus näitab Saaremaa 100. Sellepärast, et siin on olemas kohvik nimega Rotterdam, kus on väga head sööki ja teenindus on ka väga eeskujulik ja lisaks selle teenindusele ja asjadele käivad siin aeg-ajalt ka kruiisilaevad, nii et võite juhtuda sellisel hetkel, kus must miljon eri värvi inimest kruiisilaevaga Saaremaa pinnale astuvad. Igaüks õige mandrimees saa niimoodi Saaremaa pealt ära minna, et ei ole Saaremaa naise napa katsunud. Ma olen nüüd tee selle ära ja siis vaatame, mis sellest kõigest tuleb välja üldse. Kas tuleb üldse üks napa katsumine välja või tule? Ära liiga alt katsu. Nüüd me oleme jõudnud sellest Ninase poolsaare pealt tiiru ära sõita siia pangale. See osa, mis ta siin näitab seda halli teed või valget teed, see enam kruusatee ei ole. See oli täiesti normaalne asfalt, nii et siit sai täiesti tolmuvabalt üle sõita. Ja see on tõenäoliselt üks Saaremaa kõige ägedamaid kohti. Siin on nii palju inimesi nagu võib-olla terves Kuressaares. Kõik on tulnud siia seda panka vaatama. Saab osta mingisugust manti endale ja arvatavasti on siin mingi kohvik. Nii et lähme vaatame üle, mis siin on. Ja siis, ega siis muud ei olegi. Siis hakkame kütma edasi ja proovime jõuda sinna Leisi juurde, sest Leisi on järgmine koht, kus tankida saab. Aga kuidas me täpselt sinna Leisile jõuame, seda ei tea, sest siia vahele jääb veel üks igavene hunnik pikk selline kruusatee lõik. Aga raskused on selleks, et neid ületada. Põhimõtteliselt me oleme siin ja õhtuks peame jõudma siia. Tuletan meelde, et see ei ole enam kruusalõik. See ka ei ole kruusalõik. Siis on puhta ainult kuuma ja see tee, kus juures siia on väga mõnus sõita, sellepärast, et selline puude vahel ja äge siuke kõver tee, et toob kohe naeratuse näole. Isegi kui sõidad siukse 50 rolleriga, siis see kiirus tegelikult ei tundu üldse nii aeglane, kui oleks alguses võinud eeldada, sest vahepeal peab lasub gaasi maha laskma. Siiamaani kõik ilma kadudeta ja ilus terved kõiki. Pead on terved. Töö on aina paremas kogu aeg. Ja õhtu ootab meid ees jälle üks Saaremaa suuremaid vaatamisväärsusi, milleks on kindlasti kohalik kauplus, kus me saame varustada ennast sellega, millega me ennast õhtuti lõbustame ja nii see kõik jälle läheb. Homme on siis suur Hiiumaa päev.
ja Hiiumast. lahkumispidu. Jah, Hiiumast ma ei tea mitte midagi, eks sellest saab teada kust. Peab mõne hiidlase kinni võib-olla küsima, et värk on. Äkki leiame, jah? See Mikko lubatud suur asfaldilõik siiski ei olnud asfaldilõik, vaid seal oli ka tükike kruusa. Ja tekitab kõigest suurt pahameelt, ma ei tea, miks. Oligi vaheldus asfaltteele minu arust. jah, Täna me pole kordagi kruusa tegelikult saanudki ju. ja lõpuks me suutsime välja töötada ka väga hästi töötava sellise lahenduse, kuidas autosid endast mööda lasta, sest me selgelt oleme kõige aeglasemad tee peal. Aga meil on juba signaalisüsteem, kuidas me teeme tuutu ja siis kõik tõmbavad ühte ritta ja siis näitame autole, et mine nüüd mööda, nii et see selles mõttes on leidnud hästi positiivset vastupära. Kusjuures paned tähele, et autojuhid, isegi kui me võtame nagu ühte jutti, nad ikkagi kardavad, et mööda minna, aga kui teed nagu käega näitad, siis paned kõik kohe mööda, kui vaja. Sa pead ka 5 rollerist mööda sõita, et see tegelikult mingisugune ligi 200 meetrit pikk selline. Ja valdavalt sõidavad rolleritega siuksed mennad, kes ei jaga liiklust midagi eriti veel. Ei, siiamaani väga hästi sujunud. Et see signaalivärk, see toimub. Ja nüüd me oleme Leisi asulas. Tangime siin jälle, sest siin on nüüd 3. koht Saaremaal, kus tankida saab. Põhimõtteliselt Siimu kandi. On Kuressaare, siis on see Kärla. Ja nüüd Leisis on ka uus tankla ja rohkem siin Saaremaal vist ei olegi eriti mingisuguseid tanklaid. Hommikul Hiiumaale ja loodame, et seal on need tanklatega veits paremini. Ja lähemegi sõidame kohe sinna Riigi sadamasse. Seal peaks olema mingi kämpingu koht ka, et vaatame selle kohe üle, luurame. Ja kui see ei sobi, siis paneme natuke maad tagasi, lähme siia sellele järgmisele ninale. Nii, praegu me oleme siin Leisis ja põhimõtteliselt Riigi sadam on siin üleval, et me läheme siia vaatame. Aga kui me siit ei leia mingit normaalset ööbimiskohta, siis paneme selle muna otsa või selle poolsaare peale siia. Pammana poolsaar ja siit me ikka leiame, sest teise kaardi peal on siia märgitud 2 mingit kämpingu kohta selle poolsaare ühe kämpingu koha vastu. Ma siis räägi naljalugu ka siis. Naljalugu on see, et ma ei tea, mis see naljalugu on. Sul on jumala hea sipsipaki kinnitus. Mul on sipsipaki kinnitus, jah, sest see mitte kuhugi enam ei mahtunud. Teine miinuspool rolleriga matkamise juures on see, et sul on väga vähe võimalusi asju panna. Et kui sul see sadulalune auk on täis ja ka kott juba sisaldab riideid, ühte kaua mängivat ja väikest singlit. Aga selle poolest ma segaks vahele, et tegelikult rolleri positiivne pool asub siin pool. Kui me vaatame seda Aprilia poolt toodetud kohvrit, siis enam paremaks minna ei saa. Saad istme alla panna, saad kohvrisse panna, saad siia ette panna ja käed vabalt sõit võib alata. Palun! Kui minu roller on nagu kõik on ainult kiidusõnad, nii mootor, dünaamika, stiil, välimus, siis selle all ei ole seda panipaika, mis on väga... Aga selle eest on sul see baarikapp seal ees? Baarikapp on jah, selline päris muljetavaldav. Mahub kõik asjad ära. No peaaegu kõik. Nii, aga nüüd siis tankime. Jälle. Ja siis lähme Riigi sadamasse. Vaatame. Riigime edasi. Riigime edasi, jah. Tegelikult me oleme nüüd jõudnud kohale, selles mõttes meie Saaremaa viimase sihtpunkti, mis on siis Riigi sadam siin Leisi kõrval ja kell hakkab kohe saama 6. Nii et me oleme selles mõttes ilusti jõudnud heal ajal kohale, saame hakata chillima. Mikko on juba pannud põlema selle nii-öelda grillialuse, kus hakkab siis vorsti sussutama ja et kõigil selge oleks, siis siin samas selle Riigi sadama kõrval asub RMK lõkkeplats ja 2 grillialust on siin ka, üks on seal, kus need terve keredes autosid seisab ja teine oli täiesti tühi, mille me siis endale võtsime. Ja homme hommikul kütamegi sipsti minema siit praamiga Hiiumaale ja siis vaatame, mis seiklused meid seal Hiiumaal ootavad, aga ma näitan kaardi pealt ka ära, kus me oleme, et kõigil oleks igati selge. Nii, siin on jälle suur Saaremaa ja me oleme nüüd Leisist tulnud siia Triiki ja see pisike tee, mis siit läheb, ongi see, mis jõuab välja randa ja siia RMK grilli kohta. Ja nüüd jätkame õhtuse kavaga ja läheb nii nagu läheb. Läheb nagu ikka. Tuleb mere ääres. Kuhu väikeste põllukivi vahele sai ka telk üles pandud ja põllukivide vahele. Ja kui me oma tripist kokku räägime, siis täna sai sõidetud, kokku on sõidetud 441 kilomeetrit. Kui te tahate teada, palju me täna sõitsime, siis me lahutame 441 272. Me sõitsime
79 kilomeetrit. sobib?